Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse podcast räägib õppimisest, mis aitab inimestel ja organisatsioonidel areneda. Praktilised vestlused täiskasvanute täiendõppest, koolituste kvaliteedist ja tööelu muutuvatest vajadustest. Tervist! Mina olen Mailis Neppa, olen Delfi Meedia personalijuht ja minul on väga suur rõõm ja au vestelda täna Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse egiidi all kahe toreda inimesega. Mul on külas Anni Sild, PCS koolituse tegevjuht. Tere! Tere! Ja Helina Loor, õpidisain OÜ asutaja ja õpidisainer. Tervist! Väga meeldiv, aga lähme kohe asja juurde. Meie selline katusteema on täna sisekoolitused versus professionaalsed koolitajad. Aga ma arvan, et kuulajad võiks huvitada ka õppimine laiemalt. Ehk siis, et laseme jutul voolata. Ma võib-olla siis sissejuhatuseks küsin, et kas koolitus on tänasel päeval üldse strateegiline tööriist või on see lihtsalt selline harjumus ja kohustus? Naeratate mõlemad, keegi ei taha vastata. Anni, alusta sina oled koolitusettevõtte eesotsas. Jaa, no võib-olla tasuks üldse mõelda, et mis asi see koolitus nagu on, eks? Et tihtipeale me kipume kohe selle sõna kuuldes panema ennast klassiruumi mingisuguse koolitaja näo sinna klassi ette ja vagusi kuulama, eks ju. Et ma arvan, et täna see seda kindlasti enam ei ole. Koolitus võib olla ise vaikselt millegi lugemine, ma ei tea, veebidel suurte ülikoolide e-õppekursuse läbimine, miks mitte Notebook LM-is endale mingisuguse mingitest materjalidest mingisuguse asja kokkupanek ja temal siis podcasti tegemine endale, eks ju, et see koolitus on nagu hästi lai mõiste. Aga kui nüüd panna nagu inimese või ettevõtte konteksti, siis minu arvates tekib küsimus, et kui sa seda ei tee, nagu inimesena ei koolitu ja ettevõttena ei pane sellele rõhku, et su inimesed nagu areneksid ja koolituksid, siis tekib nagu küsimus, et mis on su eksistentsi nagu põhjendatavus siin maailmas, et ta ei ole kohustus, mingil määral ei ole strateegiline tööriist, minu jaoks ta on hügieen. No minu jaoks koolitus on lihtsalt viis millegi lahendamiseks. Et organisatsiooni vaatepunktist on tegelikult ju küsimus, et sa pead kaasas käima muutustega, sa pead tegema oma põhiäri nii hästi, kui sa oskad, sinu väga suur väärtus on sinu inimesed ja kõiki neid asju kokku pannes, siis koolitus on üks meetod inimeste toetamiseks nende arenguteel. Aga seal on neid teisi meetodeid, mis Anni just ütles, et tegelikult küsimus on oskuste arendamises ja õppimises, et see koolitus on lihtsalt üks vorm. Et neid vorme tegelikult on eks ju palju ja ma arvan, et kui sa ütlesid enne, et kas koolitus on harjumus, siis ta mõnes mõttes on. Et see vorm on tegelikult meile nii-öelda olnud harjumus, nüüd küsimus on, et kas me jätkame selle vormiga? Ma siin ikkagi natukene provotseeriks. Ma võin ju ettevõtte arenguks kasutada, ma ei tea, koosoleku formaati hoopis, tavalist ajurünnakut, ma ei tea, paluda kolleegil teha esitlust mulle PowerPointis, et miks ma peaksin minema õppima. Sest et olgem ausad, ükskõik kuidas ma selle formaadi valin, kui see ei ole tõesti iseseisev õppimine, siis see on ikkagi väga suur kulu organisatsioonile. Ehk siis, kuidas teie seoksite selle ettevõtte ärieesmärkidega? Ma jälle võtan esimesena. Et Helina ka natuke mainis, et mina siiralt nagu juhina, et mul on võib-olla kaks rolli, üks on nagu koolitusettevõtte poolt nägemine, aga teine on, mul on ju enda inimesed ka ja näen seda selgelt, et minu suurim vara on motiveeritud inimesed. Ja ma hästi pooldan seda mõtet, et inimesed peaksid saama valida oma nagu arengutee ja sealhulgas ka nagu koolituse tee. Muidugi, kui see ei ole nagu aiandus või golf minu kontekstis, eks ju, et siis senikaua, kuni ta tahab õppida, tal on motivatsioon õppida, pean mina seda toetama ja laskma seda teha. Nüüd, kui minna spetsiifilisemaks, siis
koolitus iseenesest ei ole mingi asi. Meil on mingisugune tulem või probleem, mida me tahame lahendada ja koolitus on siis viis sinna nagu jõudmiseks. Ja kui see on väga spetsiifiline eesmärk, siis kindlasti peab mõtlema sellele nagu ennem, et mida ma tahan saavutada, mis on see käitumine, tegevus, mis peab muutuma, kui palju, tüüpiline nagu eesmärgi seadmine KPI-deks. Et on see mingi vigade vähendamine, mulle väga hästi kirglikult selles teemas võtab sõna hea kolleeg tuttav Indrek Saul. Et temaga me võime sellel teemal diskuteerida pikalt ja ta on hästi kirglik ja kõik meetodid siin on väga varmas üles lugema, aga jah, et põhiline on see, et sa pead väga selgelt sõnastama, mida sa tahad sellest koolitusest saada ja jällegi seal viise võib olla nagu erinevaid, eks, et sul võib olla majas sees mingi teadmine, mida sa saad laiemalt jagada, sa võid kutsuda Ameerikast spetsialisti, kes räägib sulle videovahendusel, tuleb siia, et eesmärk ei ole see koolitus iseenesest minu arvates. Ma arvan, et ei peagi olema koolitus. Aga mis seda võiks asendada siis? Koolitus on selle jaoks, et nagu Anni ütles, vabandust, et sa tahad midagi teha, sa tahad mingit uut infot näiteks sisse tuua, kui sa kaasad väliskoolitajat. Mingit infot, mida sul majas veel ei ole, sul on vaja midagi uut sisse tuua. Sa tahad, et sinu inimesed saaksid tagasisid sellele, kui nad teevad midagi, harjutavad midagi, ma ei tea, müügiargumente või ma ei tea, koosoleku pidamise oskus või esinemise mis iganes see on. Selleks on koolitaja väga hea. Ja see nagu õppimine iseenesest on nagu natuke teistsugune protsess kui näiteks koosoleku pidamine on ju. Et selles mõttes, kui õppimine on su eesmärk, siis koolitus on üks võimalik vorm, aga ta ei pea olema. Minu meelest see ongi nüüd nagu see koht, et kuidas me nagu tulevikus tegelikult õpime, minu meelest nagu päris hea küsimus. Aga ma korra veel Anni vastuse juurde lähen tagasi. Sa ütlesid, et koolitada on mõtet ka motivatsiooni pärast, et me peaksime inimesi motiveerima. Kui hea meetod see selles kontekstis on? Kui palju saab inimest üldse väliselt motiveerida? Ja ma mõtlesin seda natukene teises valguses, selles valguses, et kui minu motiveeritud töötaja tuleb ja ütleb, et ta tahab näiteks ma ei tea, AI agentide koolitust, eks, aga ma ei näe väga selgelt, et see oleks väga otseselt minu KPI-dega seotud või tema KPI-dega seotud, siis ma ei tohiks panna sinna kätte ette. Ma peaksin seda väga selgelt soodustama ja lubama, sest kaudselt tuleb see kindlasti, see on väga positiivne ettevõttele, seepärast, et tema on motiveeritud, ta on motiveeritud just nimelt seda õppima, mida ta parasjagu tahab õppida, sest me teame, et motivatsioon on üks teadmiste kinnistamise üks põhilisi nagu argumente või siis lubajaid nii-öelda, et kui inimene tahab õppida ja see ei ole konkreetselt sinu nüüd äristrateegiaga üks ühele KPI-ga seotud, siis jumala eest luba seda, et ära nagu sinna kätt ette pane. Ma ütleks, et motivatsioon ei ole väga väline või ma juba ülikooli ajal, kui seda sai õpitud, ma natuke nagu sisemiselt kogu aeg väitlesin iseendaga, kus see motivatsioon asub. Minu meelest täiskasvanul see on ikkagi nagu pigem enda seest tulev, et kõik need välised nii-öelda näilised kihid, kui me räägime palgast või mingitest muudest asjadest, et see palk motiveerib sind siis, kui sul on tegelikult mingi põhjus selleks, on ju. Et see motivatsioon õppimiseks tuleb sellest, et sinu oskused ei ole võib-olla hetkel piisavad selleks, et teha seda, mida sa tahad teha. Näiteks, et siis sa tahad ju areneda, siis sa tahad õppida, et sealt hakkab see nagu peale. Et sa võid ka minna koolitusele niimoodi, et keegi ütleb, et mine koolitusele, aga sa võid sealt ka istuda käed rinnal risti ja mitte midagi õppida, on ju. Et õppimine hakkab siis, kui sa ise tahad, et koolitus võib toimuda sõltumata sellest nagu. Ma küsikski siit nüüd kohe seda, et meenuta Elina, kuidas sa seda täpselt sõnastasid, et kui me enne siia mikrofonide taha tulekut rääkisime, siis sa kasutasid sellist terminit nagu õppimisvõlg. Et kui me mõtleme seda, kui palju meie keskkond muutub ja juba te isegi olete öelnud, et koolitus on ainult üks vorm
õppimiseks. Et ja meie igapäevane tempo on väga kiire. Mu päevatöö tuleb ju lõppude lõpuks ka ära teha. Et millal ma siis üldse jõuan õppida? Ja ma tulen su küsimuse alguse kohta juurde ka kohe tagasi, aga just hiljuti keegi tegi ka väikse uuringu selle kohta, et praegu õppimise kõige suurem takistus on aeg. ja ka see, et kas organisatsioon annab oma inimesele nagu aega õppida. Et see on selge, et tempo läheb ülesse, koolitused praegu muutuvad järjest nagu ajaliselt lühemaks on ju. Küsimus on, et kas see täidab eesmärki, et kas mul tegelikult on aega süveneda ja päriselt siis nagu õppida, et see on üks hästi suur takistus. Ja OSCD minu meelest oli see, kes rääkis õppimisvõlast, et see rohkem käis nagu sellise baashariduse kohta, aga et kui sa lükkad nagu õppimist edasi, siis sul tekib nii-öelda nagu, sul jääb midagi vajaka, mille tõttu sa ka tulevikus ei õpi edasi või õpid hiljem ja siis sellest tekib nii-öelda see õppimisvõlg on ju. Et võib-olla sellisel tööalases koolituses on seda vähem, aga seal nagu baas täiskasvanu hariduses on seda võib-olla nagu rohkem. Ma lihtsalt näiteks spekuleerin praegu, et iga teine inimene räägib täna või muretseb täna tehisaru pärast. Et kas mu töökoht kaob ära, kas mu töökoht jääb alles ja nii edasi ja nii edasi. Et aga kuidas seda oleks mõistlik võib-olla õppimises ära kasutada? Et ma ei tea, ma võib-olla agenti ei oska ise kirjutada, on ju, vibe-koodida ei oska, aga mida ma saan teha, et ma saaksin näiteks sellist abivahendit kasutada? Peale tuleb hakata. Ja point. Muretsemisest endast ei ole ju tihtipeale lugu ja me rääkisimegi sellest, et kus see motivatsioon asub, et ega ikkagi keegi teine ei saa sinu eest seda esimest sammu ära teha, et kui me räägime konkreetselt nagu AI-st, eks siis täna kõik võimalused selle asjaga tutvuda, teadmisi omandada Eestis ka on tegelikult olemas, need võimalused on kättesaadavad, siin on vaja julgust ja enesekindlust ja pealehakkamist. Kas koolituse formaadis või koolitamisel te kasutaks sellist abivahendit? Kuidas see teile kõlab? Minu meelest seal on mitu perspektiivi, et üks on nagu õppija perspektiiv ja teine on nagu koolitaja perspektiiv. Et koolitajana ma kasutan kogu aeg, et minu töö on tegelikult teha on ju e-kursuseid, ehk siis selliseid iseseisva õppimise kursuseid. Ma kasutan kogu AI-d seal, videod on AI-ga tehtud, ta aitab mul võib-olla mingit esialgset struktuuri luua, mingid sellised nagu elemendid sisuloomeks nii-öelda, ma kogu aeg kasutan. Ja siis teine viis on nagu õppija, või teine perspektiiv on see õppija perspektiiv. Ma sain just hiljuti ühele e-kursusele tagasi, et seal olevad küsimused on nii lihtsad, et ma saan neid lahendada AI-ga ilma videot vaatamata, mille kohta need videod siis mille kohta küsimused käisid. Ja siis ma mõtlesin oma peas, et loomulikult saad. Aga küsimus on, et kuidas sa tahad seda teha, on ju? Et kas sa tahad oma lõputöö kirjutada AI-ga või sa tegelikult tahad nagu süveneda, mõelda ja siis vastata, on ju. Et tänapäeval tegelikult sa saad nagu nii-öelda kõikidele küsimustele sealt enam-vähem adekvaatse vastuse. Küsimus on, et kas sa seda tahad kasutada, on ju. Et tänapäeval koolis muidugi üritatakse leiutada viise, kuidas on võimalik teha selliseid harjutusi ja selliseid ülesandeid, kus nii-öelda see AI ei anna ühest vastust, on ju. Aga sellises e-kursuse formaadis ma arvan, et ta nagu võibki anda, aga küsimus on siis selles, ma arvan, selles motivatsioonis uuesti, mille juurde me jõuame, et kui palju sa siis tahad ise õppida või kui sa tahad, et või kas sa tahad, et sulle antakse nagu vastused ette? Jaa, mul oli privileeg kuulata Jaan Aru hiljuti ühes intiimsemas seltskonnas ja minu meelest tema tõi imehea analoogi. Me võime minna jõusaali, võtta forklifti kaasa ja tõsta forkliftiga raskuseid, eks? Või teine variant on, et me lähme jõusaali, võtame need antlid ise kätte ja treenime oma lihaseid, eks? Et täpselt sama on nagu AI-ga õppija perspektiivist siis, et mis on mu eesmärk? Kui mu eesmärk on lihtsalt saada midagi tehtud ilma ennast nagu ma ei tea, harimata, siis see on täitsa okei. Mul on kiire asi vaja ära teha, ma tõstan selle telliskivi sealt forkliftiga ühest kohast teise ära. Jumal okei. Aga kui su eesmärk on midagi muud, siis sa ei tohiks nagu ennast petta sellega, et
ma ikkagi võib-olla võtan selle AI ja nagu kirjutasin tegelikult ise, eks, et sellel ei ole nagu mõtet, see on enesepettus. Ja minu arvates, kuhu meie nagu PCS koolitusena oleme jõudnud, on see, et meie kui koolitajate vastutus on rõhutada seda inimese vastutust, kui sa kasutad AI-d oma mingisuguse teose, mis iganes teose see on loomisel. Ja teiselt poolt on meie kohustus ja ütleme privileeg õpetada neid AI-ga saama nagu targemaks. Et meiega täna oma pikkadel kursustel kohe algusest peale õpetame AI-d kasutama kui õpetajat. Et mida ma pean küsima, et enda probleemidele saada vastust ja mitte kuidas ära teha, vaid just, et kuidas ta aitaks mind edasi selle probleemiga, mis mul parasjagu on. Aga ma tulen korra organisatsiooni tasandi juurde tagasi ja nagu natukene arendan seda mõtet edasi, aga võib-olla ka ajas tagasi. Et kui tehisaru saab olla minu õpetaja, kui ma saan veebist vaadata videoid, ma saan mingit mikroampse võtta, siis klassikalised koolitused ja sisekoolitused, et milleks neid siis üldse vaja on ja ma ei tea, millal on näiteks sisekoolitus parem, kui on väline koolitus, väline ekspert? Kas ma võin veel su eelmisele küsimusele vastata organisatsiooni kontekstist? Ma just mõtlesin, et AI tegelikult, ma võtsin praegu koolitaja ja õppija perspektiivi, aga tegelikult näiteks sinu kui personalijuhi perspektiivist see aitab tegelikult personaliseerida õppimist, et aitab võib-olla natukene paremini sättida seda, et mida töötajale pakkuda, mida tema tööülesannetest lähtuvalt võiks järgmisena ette võtta. Et ta aitab nagu süsteeme luua ka, et seda ma arvan ka ei tasu ära unustada, et õppimine tegelikult AI abiga läheb järjest personaalsemaks, mis tegelikult on hea asi. Et see, et meil on 15 inimest ruumis, aga igaüks tegelikult tahab natuke oma asja, mis siis, et me teeme neile kõigile ühtlustatud nii-öelda sisu, võib-olla ei olegi tänapäeva parim viis, on ju. Aga vastus su järgmisele küsimusele, ma arvan, et sisekoolitajal on unikaalne perspektiiv sisule. Tal on nii palju infot majast seest, mida ei ole koolitajal, kes tuleb koolitusettevõttest. Muidugi välised koolitajad süvenevad teemasse, nad valmistavad ette, nad küsivad näiteid, nad teevad väga hea töö, aga sisekoolitajana sul on nagu käes nii palju infot ja nii palju näiteid ja nii palju konteksti, et minu meelest selles peitub hästi suur väärtus. Ja teine suur väärtus on loomulikult suurte organisatsioonide puhul puhtalt nagu, et kui sa ütlesid, et koolitus on kulu, siis see on kuluefektiivne teha oma maja sees nii-öelda selliseid väiksemaid, tihemaid ampse, võib-olla mitte võtta tervet päeva koolitust, et minu meelest see ei ole isegi nagu hea või halb väline sisene koolitaja, vaid lihtsalt tal on nagu teine võimalus infot serveerida. Aga miks need eksperdid siis läbi kukuvad? Mõtle, Elina, Aini tahtis mulle tundub eelmisele küsimusele veel vastata. Jaa, ma tulen tagasi su eelmise küsimuse alguse juurde siis ja siin me Helinaga ilmselt oleme juba ajalooliselt natuke vaielnud ja olemegi erinevad inimesed ja see on ülisuper ja see iseloomustabki seda, et miks võib-olla need klassikoolitused ei hakka kuhugi kaduma. Inimene on sotsiaalne olend ja ma tean, et Helina näiteks armastab suuresti palju õppida ise ja e-materjalide kaudu. Võib-olla see täna enam ei pea paika, aga Helina saab kommenteerida, aga nii ma vähemalt olen aru saanud. Ja mina hea meelega lähen klassiruumi, suhtlen teiste inimestega ja saan nagu sealt selle oma maksimum sisu kätte. Samal ajal, kui ma väga hea meelega ka nokitsen enda ette, võib-olla sellist nagu kiiret tagasisidet ja kiiret õppimist teen AI-ga mingite e-ampsude kaudu, aga ma siiski eelistan, kui keegi pakub mulle veebis osalemist või klassis osalemist, siis ma ikkagi eelistan seda klassivarianti. Et ma arvan, et inimesed õpivad erinevalt ja sellepärast ka ei ole lähiajal need erinevad formaadid nagu kadumas. Kas sa tahad nüüd vastata? Miks eksperdid põruvad? Ma tahaks Annile vastata. Vasta Annile ka. Mina näen lihtsalt e-õpet nagu veel ühe võimalusena. Minu meelest ei pea kõik e-kanalis õppima, aga see on nagu viis inimesele infot või nagu mingi materjaliga töötada niimoodi, et ta ei ole kusagil
kinni, vaid et ta on vaba oma ajas, ruumis, vahendis. Ja tihti need kursused, mis ma ka teen, on mingite suuremate koolitusprogrammide osad, ma ei tea, esimesed jupid. Näiteks praegu on ühe suure sisselamisprogrammi esimesed 10 akadeemilist tundi viidud e-kanalisse, et õppija saaks kohe, kui ta organisatsiooni tuleb, kohe süveneda, et ta jääks üksi. Aga sealt edasi neil on veel mingi 160 tundi või midagi muud seal, mis nad teevad ruumis ja siis veel mingid väiksemad teistsugused sutsud on ju. Et ma arvan ka, et ruumikoolitus ei kao kuhugi, seda näitas juba peale Covidit, et nagu vabaks lasti, kohe tuldi kokku tagasi, nii et see, et ruumikoolitus kaob ära, ma arvan, et ei pruugi kaduda ja see on ka harjumus minu meelest osaliselt. Ja ma olen väga nõus sellega, et see formaatide ja nende modulaarsuste kombineerimine ongi see võti. Et samamoodi, kui sa ennem küsisid, et väliskoolitaja või sisekoolitaja, eks ju, et ka meie täna juba ideaalses maailmas teeme kliendiga programmi koos, mis hõlmab nii nende sisekoolitajad kui siis väliseksperti. Et me teame, et koolituse mõju nagu saavutamiseks on hästi oluline see, mis juhtub nagu pärast reaalset koolitust, eks. Ja siin on see, kus need sisekoolitajad saavad tegelikult tulla väga hästi mängu, sest nad on seal koha peal, neil on võimalus kiiresti sekkuda, mõelda välja mingit organisatsiooni nagu konteksti väga hästi sobivaid harjutusi ja nii edasi, nii et ma arvan, et see õige tee on õigete asjade kombinatsioonis. Ma nüüd palun sul küsimust täpsustada. Mis tähendab failima? Äkki sa oskad mõne näite tuua, mis sa mõtled? Jaa, võib-olla ma siis sõnastan niimoodi ümber, et kui me näiteks räägime sisekoolitusest, et oma organisatsiooni ekspertidest, kas nendel peaks olema mingid minimaalsed oskused või teadmised, et nad üldse võiksid koolitada? Sest et nad ju õpetavad tõenäoliselt meie igapäevatööd või siis tulevast igapäevatööd. Neil ei ole õpiväljundeid ette kirjutatud või neil ei ole õppekava või ainekava ees, on ju. Et kuidas ma saan kindel olla, et ta ei põru? Ehk siis, et tal oleks mingi baastase. Sa mõtled just sisekoolitajaid, eks? Jah, just sisekoolitajaid. Me võime korra koos mõelda, et mis tunne on istuda ruumis ja kuulata kellegi juttu 1,5 tundi. Või mis tunne on istuda ruumis, lahendada kaasust, arutada oma kolleegidega, võib-olla pärast minna ruumist välja, lõunale arutada asju edasi, mõelda, mis me saame oma töös muuta. Need on nagu 2 erinevat viisi infot jagada, on ju. Üks on nagu frontaalloeng, otse näkku, on ju. Teine on nagu arutelu, mingid näited, mingi tagasiside. Et lühike vastus su küsimusele, et sisekoolitajatel peaks olema elementaarsed õpetamisoskused, sest see, et kuidas inimene õpib, on ikkagi nagu üks nagu protsess, mida võiks tunda, kui sa hakkad teisi inimesi koolitama. Ja see on hästi suur error üldse turul, et iga ekspert on koolitaja. Minu meelest ei ole. Ekspert on ekspert ja ta võib teha väga inspireeriva TED Talki või mingi masterclassi tund aega, on ju, aga ta tegelikult ei pruugi õpetada mitte midagi. Ta lihtsalt näiteks räägib oma peas olevaid teadmisi, mis võivad olla väga väärtuslikud, väga naljakad, väga head näited, aga et inimene tingimata ei õpi midagi, sest sa ka ei tea, kas ta õpib, sest sa ei tea, mida ta oskas enne, mida ta oskab pärast, sa ei mõõda mõju. Et selles mõttes võiks iga sisekoolitaja ikkagi baasasju nagu osata, sest muidu sa lihtsalt, ma ei tea, ütled infot ja siis jumal teab, mis need inimesed seal ruumis mõtlevad. Ja mina ei tahaks ka olla ruumis, kus ma pean 1,5 tundi lihtsalt kuulama, aga kindlasti on neid väga häid näiteid ja ka väga halbu näiteid mõlemas kategoorias. Et ka inimene, kes täna nimetab ennast koolitajaks, ehk siis ta ei ole organisatsiooni sees, ei täida nagu sisekoolitaja rolli, vaid ta ongi oma kutselt on koolitaja, siis see ei anna veel iseeneses mingit kindlust. Et selles mõttes ei tohiks seda laiendada nagu niimoodi. Samas, Eestis on ju kõik väga head võimalused selleks, et sa saaksid ennast koolitajana arendada, eks? Meil on suurepärane minu meelest koolitaja Kompass ja meil on andragoogid, kes teevad väga häid koolitusi.
et need võimalused on olemas ja neid tuleks kasutada. Üks mõte oli veel, mis nüüd läks täitsa meelest ära. Ei ole hullu, tuleb tagasi. Mul tuli vahepeal külmigi otsa ette, sest ma mõtlesin ülikooli peale ja kus ma ise näiteks lektor olen. Ja seal ei ole sugugi harvad juhused, kaasa arvatud minu enda aines, kus on 1,5 tundi loengut. Ma loodan, et mul ei ole keegi loengus magama jäänud või ära väsinud, aga seda on tegelikult väga palju. Aga ma nüüd tegelen selle sisekaemusega pärast võib-olla siis uuesti. Ma küsin nüüd juurde hoopis seda, et äkki on olemas teemasid, mida sisekoolitaja ei sobi üldse koolitama või vastupidi, mida väline koolitaja ei sobi üldse õpetama? Ma korra haaran võimaluse ja veel täpsustan seda eelmist mõtet, mis mul oli, et minu arvates eksperdid, ehk siis kes tulevad selle taustateadmisega, on üldiselt hea nagu saak. Et kui sa suudad selle eksperdi tegelikult panna tegema ka inimesi kaasavat koolitust, siis ma arvan, et see on parim asi, mis sa suudad teha. Et neid eksperte leida ja neid hoida, ma arvan, et sellega me kõik võime vaeva näha ka ettevõtte sees, et kui sul on keegi entusiast, kellel silmad lähevad särama sellest, et ta saab teistele teadmisi edasi anda, siis tee kõik selleks, et ta jõuaks sinna tasemele, mis on aktsepteeritav. Ja Elina, sa tahtsid täiendada? Mitte nüüd seda, ma mõtlesin vastust su sellele viimasele küsimusele, et ma nagu ei oskagi öelda, kas on midagi, mida nüüd üldse ei tohiks kumb teha. Ma pigem jäin selle peale mõtlema, et kas on asju, mida väline koolitaja tuleb organisatsiooni, tal on nagu väga raske teha. Ja siis jah, olles käinud ka organisatsioonides, mida Eestis justkui ei ole olemas või on millel kõrged turvanõuded, et väga raske on saada sealt häid näiteid, mille pinnalt ehitada näiteks koolitust ülesse. Et seda on küll juhtunud, et lihtsalt on nii nagu see infoturve on nii kõva, et sa ei saa nagu ligi ja sa saad ruumis näed inimesi esimest korda, hakkad nendega rääkima ja siis nad võib-olla veidi avanevad, aga et võib-olla ei saa infole ligi, on see, mis nagu takistab, aga ma ei tea, kas päris sellist teemat on, mis nagu üldse ei sobiks teha. On nii? Mul läks mõte hoopis teise maale ja lubasime küll filosofeerima ei hakka, aga ikkagi korraks. Et minu arvates arenguks on vaja mingit teist perspektiivi. Et vahepeal on väga hea, kui keegi väljast tuleb ja räägib sulle midagi, mida sa ei ole varem kuulnud. Sa ei pruugi sellega isegi nõustuda, veel parem, kui sa ei nõustu. Sul tekib mingi argumentatsioon ja mingi mõte hakkab peas kerima, et mul tekkis selline mõte hoopis. Aga prohvet ei ole ju kunagi kuulus omal maal. Kuidas selle väitega on? Ma ei oska seda kommenteerida. Ma lihtsalt jäin mõtlema, et me oleme nagu proovinud ka teha selliseid, Anni natuke viitas ka, et siseväliskoolitaja või välise inimese, sisemise inimese kombosid. Et kui me räägime siin mingitest näiteks juhtide koolitused, siis keegi, kes on nende juht, tuleb kaasa või kuidagi nagu keegi, kes raamistab seda seest poolt veel oma korda. Et mingites teemades me oleme küll tundnud, et meil on vaja seda sisemist tuge selleks, et see teema lendaks, ma ei tea, väärtused või mingid sellised asjad, et siis me oleme selliseid kombinatsioone teinud, et siis see kuidagi jääb paremini inimestele nagu külge. Alati ei ole võib-olla lahendus, aga me oleme seda kasutanud küll, jah. Aga võib-olla siin ongi paslik siis küsida, et kuidas ja kui palju peaks koolitust ette planeerima? Et mida sa pead sisendina andma, kui sa oled tellija ja vastupidi, et mida peaks üks tugev koolitaja ettevõttelt, organisatsioonilt kindlasti küsima? See on nüüd küll paras pähkel küsimus, et ta peab tegema kõik maksimumi, et olla maksimaalselt ettevalmistatud, eks, ja hea on öelda ju, et töö on tellija materjalist, et tegelikult ikkagi väga palju määrab, me tuleme jälle tagasi selle juurde, et mida sa sellest koolitusest tahad saada. Kui sa tahad lihtsalt motivatsioonipäeva, sa tead, et see on kõva rääkija, ei ole ilmselt vaja liiga palju ette valmistada. Kui sul on väga konkreetsed väljundit
sellel tegevusel või sa tahad kuhugi jõuda, siis kindlasti on sinu asi see, kui tellija see asi koolitajale nagu selgeks teha, et mida sa saada tahad, sest paljuski ju tegelikult koolitaja, nii-öelda see väline koolitaja on ju majas ise see mingisuguse agenda nagu käepikendus või et väga tihti ikkagi räägitakse väga selgelt need argumendid ja need, kuhu me peame jõudma tegelikult ju läbi. Et koolitaja lihtsalt deliverdab selle enda meetoditega nagu ära. Ma hakkasin naerma, natukene itsitama enda sees, minus lööb nüüd õppejõud välja. Koolitusprotsess on kogu see asi, mis me teeme nii-öelda esimesest päringust või mingist info lugemisest kuni selleni, et me hindame selle koolituse mõju, on ju. Siis kui ma mingite erinevate inimestega, sealhulgas oma tudengitega ütlen, et mis selle protsessi osad on, siis esimesel päeval nad võib-olla oskavad mulle öelda, et mingi eelküsitlus, siis koolituspäev ja siis tagasiside ankeet, ehk siis ütleme 3 sellist sammu. Ja siis, kui me oma aine lõpetame, siis seal on nagu 20 sammu, on ju, mis puudutab nii teljaga arutamist, mida Anni just ütles, aga telja ja osalejate vajadused on ka erinevad. Ehk siis osalejatega on vaja suhelda, võib-olla on vaja sinna kaasata veel keegi kõrvaline puutuv osapool, kelle käest infot küsida, on vaja näiteid, on vaja võib-olla mingit dokumente analüüsida, on vaja teha meeletult eeltööd, et see ei paista nagu välja, et see koolituspäev võib olla 4 tundi, aga eeltööd teed on ju 2 tööpäeva või rohkem, et ja siis pärast, või enne veel vaatad, et mis osalejate võib-olla nagu oskuste tase on, pärast vaatad, mis oskuste tase on, vaatad 6 kuu pärast, mis nad on kasutanud, et et tegelikult see protsess on nagu päris pikk. Mitte ainult enne, vaid ka pärast. Et mulle väga meeldivad need sammud. Anni ütles, et töö on tellija materjalist. Aga mina olen personalijuht. Minule juht ütleb, et nüüd on vaja sellist koolitust. Ja mina tellin. Et nüüd te vangutate pead, aga väga palju on neid juhtumeid, kus inimesed tulevad auditooriumisse, klassiruumi, koolitusruumi käsukorras. Et mida saab, olgu ta siis sisekoolitaja või väline koolitaja, teha sellises olukorras, et see käsukorras käed risti vastasseis muutuks tegelikult õppimise sooviks? Väga kehv variant. Ei soovitaks. Et tahaks öelda, et see ettevõtte sees peab see kommunikatsioon olema tehtud. Ma saan aru, et see on ideaalne stsenaarium ja ilmtingimata see ei pea juhtuma. Ja siis ongi koolitajal on ju seal tagataskus, tal on 100 erinevat siis tööriista, mida ta peab järjest välja võtma, kuidas neid inimesi siis avada, kaasata, motiveerida. See tegelikult see andragoogika baasteadmine suuresti ju nagu ongi, et kuidas õppijaid panna siis seal protsessis nagu õppima tegelikult, aga see ei ole hea variant. Et meie ka PCS koolitusena üritame seda varianti välistada. Et ennem teha selle tellijaga siis nii palju tööd, et kuidas me jõuame sinna, et nad on avatud ja valmis õppima. Tänapäeval see on ju väga levinud mudel, et juhtidele delegeeritakse inimeste arendamine ka. Et ei olegi võib-olla keskseid nii suuri personaliosakondi, vaid on nagu personali äripartnerid ja siis juhid tegelikult ise nagu manageerivad oma inimestega natukene. Mul on nii palju mõtteid. Alusta otsast. Et ja ma saan aru, kuidas juhid ei märka kõiki vajadusi, võib-olla ei oska tellida, sest see ei ole ka nende töö põhiolemus, kuigi minu meelest iga juht võiks natuke andragoogikat teada. Ei, aga kui juhi soov ja vajadus on teine kui õppijate oma? Jah, seal peabki tegema seda eeltööd õppijatega, esiteks. Väga aus on, kui tellija ise ütleb välja, et mingi jama on, võib-olla kõik ei taha infot vastu võtta, võib-olla keegi paneb blokki. Ma arvan, see on koolitajale väga hea info. Aga kui me juba, see mis puudutab kõik eeltööd, aga kui me juba sinna ruumi jõuame, siis meil oli vanasti selline omavaheline termin, et selline nagu tagumise pingi mees või naine, kes istus jalg üle põlve, käed rinnal risti ja ei teinud kaasa. Võib-olla ütles oma nime, aga ta tegelikult ei süvenenud, sa näed, et ta on skeptiline, ta isegi ei sega otseselt koolitust, aga ta ka ei kaasu ja see tekitab ruumis natuke ebamugavustunnet teistes ka.
et siis mis sa teed, siis ongi need tööriistad, mõni tööriist võib olla selline, et sa lased kõigil natukene nagu pusserdada selle teemaga, on ju. Et sa ei hakka kohe infot jagama, sa nagu proovid neid natuke haaval nagu lahti muukida, tuua näiteid, annad mingi juhtumi, ütled nii, arutage nüüd paaris, arutage kolmikus, et et sa hakkad mingid sükseid väikseid asju tegema, kuni lõpuks sa kuskilt sealt 2,5 tunni pealt vaatad, käed ei ole enam rinnal ristis. Et see ei ole lihtne, see on väga ebamugav koolitajale, aga seda on kogu aeg, igas grupis on mõni ja sa hakkadki nagu muukima, et seal on lihtsalt selline nagu koolitaja professionaalsuse küsimus, et ta suudab neid meetodeid niimoodi kasutada ja jälgida, et kui kaasas on ülejäänud grupp, kui kaasas on see inimene ja mis ta siis nagu teeb, aga sotsiaalne surve natuke ka toetab seda, et ta lõpuks avaneb, et kui ülejäänud grupp töötab kaasa ja üks on nagu see, kes võitleb vastu, et siis ta tegelikult see grupp hakkab teda nagu mõjutama ja kaasa tõmbama, et see on nagu siuke grupidünaamika küsimus ka juba. Väga ebapopulaarne repliik ilmselt, aga teinekord tahaks küsida, et kas ongi vaja? Et kes siis lõpuks nagu vastutab selle teadmiste omandamise eest, see on üldiselt mul kogu aeg nagu mõttes, et Eestis on tüüpiline see, et inimesi peab koolitama kas tööandja või riik. Et minul endal nagu kodaniku või töötaja või inimesena oma oskuste ees mingit vastutust nagu ei ole. Et mulle see mõte nagu ei meeldi. Aga see on väga tore mõte, sest et selle kohta mul on kohe küsimus. Et see siis tähendab ju räägid ennast juhtivast õppijast. Aga tema ka vajab võib-olla midagi. Kas ta vajab taganttõukamist, juhendamist, vahendeid, et kuidas organisatsioon saab teda aidata? Jah, ma võib-olla isegi rohkem pidasin silmas nagu seda, et ma võib-olla isegi tahan õppida või mul on nagu valmisolek olemas, aga raha ma küll välja ise selle eest ei käi. Ja ütleme selles, ja tegelikult sellele on ka täna juba ju hästi palju tasuta materjale on, meil on Digiriigi Akadeemia kõik sugu, et kui ikkagi inimene ei taha õppida ja ta on seal klassil lõpus käed ristis, ma ütleks, et siis see on ka nagu tema viga. Tema vastutus. Ta peab oma õppimise eest vastutust võtma, see on nagu selge, jah. Ja õnneks on ikkagi ka organisatsioonidel täna, kuigi tööturu olukord on väga keeruline, eks ju, et ikkagi on võimalus inimesi valida ja mõned õppetunnid tulevadki väga raskesti. Kas sellega võiks minna kokku natuke selline, nüüd on ingliskeelne väljend, mida kõik on kuulnud ilmselt, et learning by doing, et me pusime koos midagi teha? See neid nii-öelda töökoha põhise õppimise mudeleid on siin, need leiutati juba siin 50 aastat tagasi, et see ei ole otseselt uus, aga võib-olla ta järjest rohkem väljendub Eesti organisatsioonides. Et üks on see akadeemiline kraad või formaalne õpe, mis sa saad koolist ja ülikoolist, aga tegelikult väga palju nii-öelda tööalaseid oskusi sul tekib töö käigus või töö tegemise käigus või tööl õppimise käigus, et meil ei ole enam ameteid juba jupp aega, meil on nagu oskustepõhised töökohad või mis see õige termin on, võib-olla keegi kasutab ja ütleb, mis see õige termin on ju, aga et sa teedki, sa saad peegeldust ja ma arvan, et see on üks oluline nagu asi, mida juht või siis, ma ei tea, kolleeg või mentor või kes iganes siis aitab sind või on sinuga kaasas sellel teekonnal, annab sulle. Et sa pead saama tagasisidet, sest muidu sa nagu ka ei tea, kas sa teed nagu asju õigesti või täiesti valesti või tegelikult nagu võiks edasi minna, veel katsetada. Ja siis võib-olla sa otsid infot juurde, tavaliselt ju ikka otsid kuskilt on ju, olgu see siis iseseisev, olgu see väline koolitus, kuskilt võtad mingit infojuppe juurde, proovid uuesti, et selline töökoha põhine õppimine on praegu väga levinud ja sellest, ma arvan, tuleb ka see, et ja ajapuudusest samuti, et koolitusampsud on lühikesed, et hästi palju õppimist pannaksegi nagu töö sisse ja siis majasisesed inimesed nagu peavad selle protsessi nii-öelda nagu läbi mõtlema, et kuidas see siis käib, et kuidas see tugi tekib ja kuidas see tagasiside-ring käib, et see õppimine siis päriselt ka seal toimuks, et ta ei jääks nagu üksi katsetama ka, sest sellest ei ole nagu ka tolku. Aga
Ani, jah. Jaa, ma natukene võib-olla teisel teemal, aga põhimõtteliselt samal teemal, et ma tabasin ennast lugemas, ma ei mäleta, mis artikkel see oli, aga ma tean, et see väide peab paika, et mingi testgrupp, kellele anti siis VR-prillid, eks ju, ja nad õppisid siis sama asja, kas siis klassis või läbi nende prillideks. Ja see vahe oli 4-kordne kiiruse vahe, et kui kiiresti nad õpivad. Et loogiline, et me ei hakka kõik kohe VR-prille ei koolitustel ega ka organisatsiooni sees kasutama, et seda olukorda simuleerida, aga et põhimõtteliselt see näitab seda, et kohe, kui sa paned inimesi tegema nagu nende päris asja ja seda harjutama, siis see tulemus on kordades efektiivsem ja kiirem. Et jah, on see siis nüüd nagu päris töökohal õppimine või see on koolituse formaadis päris nende harjutuste läbitegemine, et siin on nagu erinevaid viise, aga see on üks koolituse must osa, ma ütleks. Et kohe, kui me jääme kaugeks ja mingisuguseks abstraktseks, siis võib see sama hästi nagu mitte olla, et Elina, sina ütlesid enne, et kõik juhid peavad teadma andragoogika põhimõtteid. Sina oled andragoog, mina olen andragoog, aga võib-olla see on natukene nagu liiga laiali valguv filosoofia, mida me koolis õpime sellel erialal. Et sa oled ka õpidisainer. Kui sa nüüd paneksid need 2 asja kokku, mida sina peaksid nagu ekstra oluliseks, et ma ei tea, säiliks näiteks õppimisel järjepidevus? Sa mõtled just juhtide perspektiivist või üldse organisatsiooni, ka inimese perspektiivis, et kui ma olengi seal sisekoolitusel mingi tarkuse omandanud või on käinud väline koolitaja, et see ei kukuks maha. Et mõlemal versioonil peaks olema see, et ta ju hästi lihtne on ühekordselt midagi teha, aga kuidas tekitada see, et see formaat oleks järjepidev ja see teadmiste omandamine üksikisiku vaatest oleks järjepidev? Jah, seal on nagu mitu asja, mis kohe pähe tulevad, kindlasti neid on veel, aga üks asi on see minu meelest, et juhid peavad tegema ruumi uute oskuste rakendamisele. Et minu eelmises elus tegelesin rohkem argumendikoolitustega ja seal kogu aeg öeldi, et see on väga tore, et te meile seda argumenti õpetate, aga meil on selline juht, kes paneb rusika lauale. Meil ei ole võimalus seda argumenti kasutada, sest ta ei võta seda vastu. Ja selle ruumi all ma siis mõtlengi seda, et kui juht saadab oma inimesed argumendikoolitusele või nad käivad seal, et siis juht peab võimaldama sellel argumendil ka nagu seal koosolekul või kuskil ühises ruumis, kus on arutelu, ka seal olla, ka selle välja öelda. Ja väga hea oleks, kui ta seda soodustaks, on ju. Aga et ta ei tõmba sellele nagu piiri peale, mida tema inimesed just õppisid, mida nad peaksid saama rakendada, et sellele on vaja tekitada seda nagu vaimset või mentaalset ruumi. Minu meelest on iga oskusega niimoodi, seal ei ole väga vahet ja aega muidugi ka on ju. Ja teine asi on see, et sa saaks nagu uuesti teha. Et ma mäletan, et mälukoolitaja Tauri Tallermaa kunagi peale koolitust saatis nädal hiljem, siis vist 2 nädalat hiljem, saatis väikseid siukseid nagu meeldetuletusi või nagu veel harjutusi nagu järgi ja siis oli mingi, oot, ma pean seda tegema. Et et peale koolituse lõppu sul tekib võimalus uuesti harjutada. Et kas on siis otse töökeskkonnas, kas on mingi piiratud hulgaga inimestega, kes seal koolitusel näiteks käivad, et on mingi jätkupäev või mingi selline, või on üks-ühele mingi mentorlusasi, et sa saad nagu proovida seda asja uuesti, et nagu uuesti harjutamine ja peegelduse saamine sellele, mis sa siis teed. Et minu meelest näiteks need asjad on asjad, mis on nagu elementaarne hügieen, et sellest õppimisest siis mingit tolku oleks. Ma jäin seda kuulates mõtlema, et kui ma siis mõtlen nüüd sinu sellele ametile või sellele, mida sa igapäevaselt lisaks teed, et kas see siis ongi õpidisain või õpidisain on pigem see, kuidas sa seda protsessi juhid? Õpidisain Eestis on üldse väga selline termin, mida inimesed kasutavad erinevalt. Osad ütlevad ka õppedisain, osad ütlevad õpidisain. Inglis keeles see töö, mis ma teen, on instructional design, üldsegist. Ma ei tea, mis see eestikeelne õige vaste siis on. Mina olen kasutanud õpidisaini, on ju. Aga mis ma siis tihti öelda, mis ma teen? Võtan kellegi ekspertteadmise ja loon sellest sellise protsessi, et see oleks õppimine iseseisvalt õpitav.
et seal iseseisva õppimise eripära on see, et sa ei saa kohe tagasisidet sellele, mis sa teed, et kõik peab olema justkui nagu ette ennustatud, on ju, selle õppe jaoks, et kõik need harjutused, nende tagasiside, kõik on nagu ette kirja pandud. Loon seoseid nagu päris eluga, et näiteks kui ta läbib seda iseseisvat sisseelamise kursuse esimest juppi, siis seal on ka sees küsimus, et mida arutada oma kolleegiga või oma juhiga, et viia seda õppimist ka sellest e-keskkonnast natuke välja või seostada selle päris eluga. Et see on see, mis ma teen, väga lihtsalt öeldes. Inimene õpib iseseisvalt, on ennastjuhtiv õppija, sa teed talle e-koolituse programmi ja no, kui veab, siis pead ka järge, aga just hetk tagasi sa ütlesid, et ta ei saa kohe tagasisidet. Et kuidas sellega läheb kokku see, et kui me õpime või töötame, me teeme vigu. Et kuidas me saame vigadest õppida, kui me ei saa seda teada? No e-kursus on nagu omaette spetsiifiline formaat. Seal sa saad tagasisidet, nii-öelda ette antud tagasisidet, näiteks valikvastusega küsimuse kohta või mingi harjutuse kohta, mis sa seal üles ehitad, et selles mõttes sa saad tagasisidet, see lihtsalt ei ole nii ülipersonaalne sinu tööalasele olukorrale, aga ma ei tea, panna sinna kaasus, küsida, et kas selles kaasuses oleks pigem see lähenemine või see lähenemine ja siis sa kirjutad talle tagasiside lahti, siis sa saab tagasisidet, et see lihtsalt ei ole tema nüüd igapäeva töö, tema enda olukord on ju. Aga see on ka see põhjus, miks me neid nii-öelda juhte ja neid ruumikoolitusi ja asju sinna nagu nii-öelda, või miks nad seal juures on ju, et siis pärast see, mis ta seal on nagu ära õppinud või nagu selgeks saanud, et tal on võimalik siis see ülekanne sinna töökeskkonda ei oleks nagu nii raske ja seal ta siis saab seda päris nii-öelda inimeselt inimesele peegeldust, et see on see koht, ma arvan, mis vastab su küsimusele, et ma seda tööd siis teen ja mu juht teab, et ma läbisin selle e-kursuse, et siis ta saab nagu mulle peegeldada, võib-olla tagasi viidata, vaata, see on see koht, millest seal oli juttu, et see üks ühele tagasite, see peab tulema nagu päris ellu üle, seda ei saa seal kursuses niivõrd simuleerida. Anni, mis sina arvad? Täpselt samasse kohta jõudsin, et jällegi, et koolitus ju peab olema midagi praktilist, mida tal on vaja või üldiselt on, et ta ikkagi seda rakendab kuskil ja ta rakendab seda üldiselt nagu mingis sotsiaalses keskkonnas ja sealt ta selle tagasiside nagu peabki saama, sest see on ju mingi päris asi, mida ta teeb, ta töötab mingi meeskonnaga ja sealt võib-olla see ei tule nagu otseselt, et nii ma annan sulle nüüd tagasisidet, seda sa tegid valesti, aga sa õpid nagu selle käigus ja mida ka meie oma e-kursustes nagu üritame teha, on see, et viia ta lõpuks sinna, et ta leiab need kohad ise üles, kus siis seda infot nagu juurde õppida, et võib-olla ta ei ole veel eksinud, aga ta on ebakindel mingisuguses teemas ja siis ta ennetavalt võib-olla läheb mingisuguse ressursi juurde ja otsib selle vastuse nagu välja, kuidas või miks seda asja niimoodi teha. Ma täiendaks veel natukene seda mõttekäiku või küsimust, mida ma küsisin teilt, et kui panna nüüd kokku formaalharidus või siis nagu klassikalised koolitused ja katsetamine. Et inimesed ju õpivad ja arenevad väga palju, kui nad katsetavad. Aga sellises klassiruumis ja formaalhariduses selle tihtipeale ei jää ruumi. Mida sellises olukorras teha? Minu meelest tänapäeval formaalhariduses juba jääb ruumi. Ma muidugi ei ole kunagi olnud keskkoolis õpetaja, ma olen olnud seal ainult õppija. Aga ülikooli ainetes, kui nüüd õppejõul on tahe, siis seal on küll ruumi. Kogu meie aine on üles ehitatud niimoodi, et nad teevad oma koolitusprotsessi samme, tulevad ruumi, saavad mingi uue killu infot, siis teevad edasi oma samme, vahepeal räägivad, mis nad teevad. Et minu meelest saab. Täiendkoolituses nagu nii saab. Et ma tegelikult nagu ei näegi põhjust, et miks ei saa või miks ei tohiks saada. Anni noogutab kaasa. Ja peab saama, sest minu arvates see ongi see reaalse elu simuleerimine, eks ju, millest me ennem ka rääkisime, et see kindlasti peab olema ühe hea koolituse osa. Et tegelikult see õppimine hakkab ju mõtestamisest, eks, et ma ise mõtestan läbi ja veel midagi tehes mõtestan veel paremini, et peaks saama. Ma loodan küll. Aga ma küsin nüüd, kuna Helina, sa enne rääkisid kulutõhususest
et ma küsin, kuidas teie mõõdate, millal koolitus on edukas? Et kas see on kuidagi käitumuslik, on see võib-olla taju, inimese tunne, et ja kuidas võib-olla siis eristada seda, et mul on lihtsalt hea tunne sellest, et ma olen selles ebamugavstsoonist välja jõudnud ja ka juba oskan midagi või tean midagi. No Anni tegeleb rohkem igapäevaselt ruumikoolitustega, saab võib-olla rääkida, kuidas nemad teevad, aga mis me teeme, nii palju kui ma ruumikoolitustega praegu kokku puutun, tegelikult kursustega samamoodi, et me teeme inimeste enda põhist eelhindamist, et ta ütleb, et nendes teemades ma olen kuskil nagu seal skaalal on ju, näiteks iga koolitusteema kohta on üks skaala küsimus. Ja ta teeb selle pärast koolitust ka, selle järelhindamise. Et siis on näha, et kas need teemad, millest ta tundis ennast enne vähem teadlikumana või vähem enesekindlamana, kas nendes on toimunud muutus või mitte. Digiriigi Akadeemias näiteks nende kursuste puhul katsetame päris palju seda ja vaatame, et mis see nagu mõju on ja kas see läheb sinna suunas, mis me oleme öelnud, et need õpiväljundid päriselt on ju. Ja aga see veel ei anna otseselt nagu seda käitumuslikku mõju, see on inimese enda hinnang, et seda käitumuslikku mõju peaks mõõtma alles 3 kuu pärast, 6 kuu pärast. Ja siis saab küsida inimese enda käest, saab küsida tema juhi käest. Eriti hea, kui on veel seatud nagu väga täpsed eesmärgid, et mis see käitumine siis peaks olema, mis see muutus siis väga detailselt peab olema, et kas ta müüs enne nagu 3 mingit teenust maha, siis nüüd müüb 6 või mis see on, et selles mõttes mingid sellised KPI-d peaks nagu koolitusel olema. Ja ega seda muud moodi kui küsitledes, jälgides ja vesteldes nagu teada ei saagi otseselt. Kui just ei ole väga tehniline töö, võib-olla siis saab nagu mingite muude näitajate järgi ka vaadata. Jaa, me kahjuks ei ole sektorina minu arvates väga heas kohas selles veel. Mõju hindamine koolituse järgselt on pigem lapse kingades. Ja see on asi, millega me kindlasti peaksime tegelema ja tellija võiks siin muidugi olla nagu trigger, eks ju, aga muidugi ka meie koolitajatena peame võtma seda vastutust. Meil on võimalus koolitada palju ümberõppijaid ja nende puhul on see asi lihtne. Nende parim tulemus nende koolituste ja nende vaatest ja meie vaatest on see, kui see inimene saab praktikale või tööle. Ja see on üldiselt meie programmidesse nagu sisse kirjutatud, et see koolitus peab sellega lõppema, nii et, ja sellega me näeme ka hirm palju vaeva, et see niimoodi ka oleks. Et see on selline väga konkreetne mõõdik, minu meelest väga hea näide ühest väga konkreetsest mõõdikust, aga selliseid mõõdikuid meil selliste 1-2 päevaste koolitustele tegelikult ei ole. Et olen ka ennem kirjutanud, et üks väga lihtne asi, mida tõesti kõik koolitajad täna juba saaksid kasutada, on täpselt see, millele Helina viitas, et kas ütleme 3 kuu pärast, kui see ei ole väga pikk koolitus olnud, siis umbes 3 kuu pärast saata väikene selline küsitlus uuesti, et kas ja kui palju oled rakendanud seda, mida sa koolitusel õppisid, et see on nagu esimene selline lihtne asi, millest alustada. Me tegelikult räägime organisatsioonidest ja inimestest vahel sunniviisiliselt, aga enamalt jaolt siiski vabatahtlikult, kes tahavad õppida ja kes tahavad õpetada ja oma inimesi arendada. Aga uuringud näitavad, et tihtipeale õpivad ühed ja samad inimesed. Ehk siis on selline tore termin sariõppija. Ja vahel me kuuleme seda negatiivses tähenduses, vahel positiivses tähenduses. Et kuidas teie tooksite need inimesed, kes ei käi õppimise juurde ja kas organisatsioonid saavad siin midagi ära teha? Helina andis mõnusalt selle pähkli küsimuse mulle pureda, et me oleme lahendanud seda küsimust ka hiljuti erinevates töögruppides nagu Eesti majandusarengu võtmes, et kas tegeleda nende ettevõtetega,
kasvatada neid, kes ise seda kasvupotentsiaali ja isu, kellel ei ole, või tegeleda nendega, kes ise tahavad, neil on ambitsioon, soov ja nii edasi. Ja oleme üksmeelselt jõudnud sinna, et tegelema eesotsas peab nendega, kes tahavad kasvada. Seda paralleeli võib tuua ka siia. Aga muidugi me ju ühiskonnana peame hoolima kõikidest kodanikest ja see on raske küsimus. No ma arvan, et see jutt, mis me siin eelnevalt rääkisime, küll on nagu õppimise ülene, aga et jah, me puutume rohkem kokku selle seltskonnaga, kes tahab ja kellel on võimalused olemas. Kui me räägime nagu sellisest baasharidusest juba, mis täiskasvanutel ka Eestis puudu on, et kes on põhikoolist välja kukkunud, kes ei ole keskkooli lõpetanud, kes ei ole ülikoolis käinud, ülikool võib-olla isegi välja ette, et neid on oma jagu ja noh, Eesti Vabariidusliit siin mõne projektide toel mõned aastad tagasi veel, ma ei tea, kuidas nad praegu toimetavad, selles mõttes tegeles selle probleemiga, et see on väga raske. Väga raske on neid inimesi tuua ruumi, sest neil ei ole õppimisharjumust. Nad ei näe, miks nad seda tegema peavad, kui nad elavad praegu oma kogukonnas, teevad selle kogukonnas tööd, neil on seal pere. Jah, nad võib-olla näevad, et teistel läheb paremini näiteks elatustaseme mõttes, aga nad ei näe, et nad saavad seda ise mõjutada ja nad ei tule sinna ruumi. Ja see on väga raske sihtgrupp, et ma ei ole pidanud kunagi seda väga rasket tööd tegema, et minu juurde on tuldud nagu vabatahtlikult ja selles mõttes rõõmuga on ju, et see on, ma arvan, et see on küsimus teistele inimestele kui võib-olla meiega, et ma ei oska vastata, see on nagu hästi keerukas probleem üle Euroopa tegelikult. Kas võiks mõelda, et uute põlvkondadega see kuidagi äkki muutub? Ma ei ole kursis, mis tänapäeval on koolist väljalangemise statistika. Ma jään vastuse võlgu. Kui keegi teab, siis võib-olla see midagi illustreerib, aga ma ei tea. No neid noore on ikkagi oma jagu, et küllap siis sellepärast tuleb ikkagi selline põlvkond ka või vähemalt osa põlvkonnast, kes ei jõua õppimiseni. Ja ilmselt on ka neid inimesi, kes võib-olla õpiksid, aga no ma ei tea, elavad näiteks kohas, kus ühistransport on kehva ja nad ei jõuagi kunagi sinna ruumi, kus näiteks on mingisugune õppimine võimalik. Aga võib-olla meie aeg hakkab otsa saama, olekski hea kogu see teema kokku võtta, et kui te mõtlete tuleviku peale, missugused tulevikutrendid ootavad meid ees koolitusmaailmas ja õppimise juures? Saad alustada? Anni raputab pead selle peale. No minul on üks väike unistus, ma nüüd ei tea, kas ja kui kiiresti see realiseerub. Minu mõist see juba vaikselt läheb, aga no päris veel ei ole seal nagu. Ma tahaks, et see õppimine oleks päriselt personaliseeritud. Et kui minul on mingi vajadus, siis see vajadus ei pea olema Annil, see vajadus ei pea olema Mailisel. Minul on vaja mingit asja õppida, mingi väga spetsiifilises kontekstis. Ja ma peaks saama seda kuidagi teha. Et minu meelest meil on nagu tööriistad selleks olemas, aga veel ei ole võib-olla seda süsteemi või. Ma ei ole ise ka veel selleni jõudnud, kuidas seda täpselt üles ehitada, aga see on minu väike unistus, et päriselt iga inimene läheb nagu oma karjäärirada, oma õppimise rada, kus motivatsioon on kõige kõrgem ja saab selle siis kätte, kui tal on vaja või natuke enne isegi, kui tal on vaja. Aga siis, kui ta tahab? Ma ei oska minna nagu 10 aasta kaugusesse, võib-olla isegi nagu mitte 5 aasta kaugusesse, kuna see maailm on praegu nagu tohutu kiirusega muutumas, aga mis on nagu minu eesmärk siin lähitulevikus, on ikkagi hakata ära kasutama neid AI-agente ja meil on endal väga palju e-õppe sisu ja ma arvan, et organisatsioonidel on endal väga palju oma sisu, kuhu peale siis neid agente ehitada ja see mingil määral lahendab ka nagu Helina selle soovi või unelma. Loomulikult see kontekst on nagu piiratud, eks ju, et aga see võiks olla see, mis annab nagu töökohal kiire vastuse ja õige vastuse sulle nagu kätte, et see on üks siuke lähiaja realistlik uuendus, mida me plaanime. Mul oli väga mõnus ja ma ütleks, et inspireeriv vestlus teiega. Ma võtaks otsad kokku
ma tänan veel kord Anni Sild, kes on PCS koolituse tegevjuht ja Helina Loor, kes on Õpidisain OÜ asutaja ja õpidisainer. Ja mina olen Mailis Neppo, Delfi Meedia personalijuht ja soovin Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele jõudu. Aitäh teile! Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse podcast räägib õppimisest, mis aitab inimestel ja organisatsioonidel areneda. Praktilised vestlused täiskasvanute täiendõppest, koolituste kvaliteedist ja tööelu muutuvatest vajadustest.